Igatahes, umbes 200 aastat tagasi hakkas meeste võim tarkades inimestes küsimusi tekitama. Ja kujunes selline liikumine nagu feminism. Võib-olla oled seda sõna kuulnud. Mis sa arvad, mida see tähendab? Ei, see ei tähenda naiste võimu. Jah, see sõna on naistega seotud. Femina tähendab ladina keeles naist. See on see sama sõnatüvi, mis inglise keeles female. Aga feminism tähendab naistele meestega võrdsete õiguste ehk soolise võrdõiguslikkuse taotlemist. Sooline võrdõiguslikkus on olukord, kus inimesi ei diskrimineerita selle põhjal, mis soost keegi on. Ehk naistel on meestega võrdsed õigused ja võimalused. Ei, feminism ei tähenda meeste vihkamist või et naistel peaks rohkem õigusi olema, vaid et kõigil oleksid võrdsed õigused sõltumata soost. Sel ajal, kui feminism tekkis, tähendas see näiteks võitlemist selle eest, et naised saaksid ka koolis käia ja et nad saaksid ka valimistel osaleda. Ja feminist on siis inimene, kes leiab, et sooline võrdõiguslikkus on õige asi. Feminist ei pea olema naine. Mina pean ennast ka näiteks feministiks, sest ma leian ka, et kõigil peavad olema võrdsed õigused ja võimalused. Vaata täispikka videot YouTube'ist.